No nii, head inimesed, et teeme väikese vestlussaate ja räägime täna siis doktor Pille Javedi ja Helen Lasniga natukene Maailma Tervishoiuorganisatsiooni ja Maailma Tervise siis nõukoja teemadel ja eriti fookus siis nii-öelda WHO planeeritaval tegevusel või läbiviidaval tegevusel. Et võib-olla lühidalt, Helen, räägi, mis see VCH on, mida me siin ajame praegult? VCH on World Council for Health, mis on siis ülemaailmne kodaniku algatusel alustatud organisatsioon, mittetulundusorganisatsioon, mis omab siis ülemaailmset koostööd 45 riigis tänaseks ja üle 200 organisatsiooniga ja peakontor asub Inglismaal. See on Inglismaal algatatud 2021. aastal, kui üks ekspert koos teiste ekspertidega, kes ise ka on töötanud WHO juures tegelikult varasemalt, sai aru, et need asjad, mis pandeemia ajal hakkasid toimuma, need kuidas öelda, meetodid, mida kasutati ja see poliitika ja bürokraatia, mis toimuma hakkas, et see ei käinud enam kokku inimõigustega ja ta ei käinud kokku ka WHO eelnevalt kokku lepitud printsiipidega. Et WHO oli ikkagi ka ju tegelikult loodud inimese tervise kaitseks algselt, aga tänaseks on see oma olemuse minetanud ja see on moondunud. Ning siis otsustati, et see ekspertiis, mis nendel inimestel olemas oli, nad kogunesid ja tegid uue organisatsiooni, sest need inimesed teavad täpselt, mida on vaja teha, kuidas on vaja teha ja neil on olemas see kompetents. Aga Pille, mis siis selle WHO-ga juhtunud on või mis on muundunud on? Et rahval on kõige rohkem teada, et WHO on tegelikult olnud sihukest statistikat koguv organisatsioon, aga samas ka ütleme selliseid mahajäänumaid riike, sellised riigid, mis on oma tervishoiu poolest või siis sellest keskkonna poolest nagu maha jäänud, et siis WHO kaudu on läbi viidud erinevaid projekte, et tegelikult toetada siis nende vaesemate riikide rahvaste tervist. Ja seetõttu on WHO kogunud maailmas sellist usaldust. Ja võib-olla me ei tea, võib-olla see oli juba sellel ajal, kui WHO 1948. aastal loodi, võib-olla oligi see eesmärk, et esialgu usaldust koguda. Nii et WHO-s on väga palju, väga tublisid teadlasi, väga tublisid eksperte, kes on tõesti südamest oma tööd teinud. Ja need samad eksperdid on siis ise nüüd mõned need pandeemia aastad, eks ju, olnud väga üllatunud, šokeeritud, et Maailma Terviseorganisatsioon, WHO, on tegelikult teinud oma usaldatavuses kannapöörde ja pigem taotleb sellist totalitaarset võimu. Ja huvitav on ka see, et WHO on olnud üks esimesi, mis hakkas inimesi ja organisatsioone nimetama siis nii-öelda valeinfo levitajateks. Ja ise siis nii-öelda taotledes, et selle ainsama nii-öelda tõe kuulutaja nime. Ja nüüd me teame, et tegelikult selle pandeemia alguses, mis WHO pidas õigeks informatsiooniks ja teisi, kes rääkisid teist juttu, siis sildistas valeinformatsiooni jagajateks, et tegelikult need tõed on täpselt vastupidised. Et see, mida WHO esialgu nii-öelda nimetas selleks tõeks, et kõik vaktsiinid on täiesti ohutud ja kõigile lastele vajalikud ja nii edasi. Et nüüd me teame, et need teadlased, kes siis hoiatasid tegelikult nende vaktsiinide eest, et need on leidnud ka kinnitust teaduses, eks ju. Ja
ja ise siis WHO nii-öelda WHO, mis ma tahtsin öelda, WHO mitte tunnistades oma informatsiooni ebaõigsust, tahab nüüd edaspidi võtta kogu tõe eest vastutuse ja lubada siis ainult enda poolt tituleeritud tõde. Aga kas on väga vale väita sellist asja, et WHO on rahvusvaheline vabaühendus, kuhu on erinevad riigid siis nii-öelda liitunud mingisuguste lepingute alustel, eks ole. Ja kas on vale väita ka seda, et WHO rahastus väga suurel hulgal sõltub või on rahastatud just selle sama farmaatsiatööstuse poolt. Et kuidas see on, et kas on seal midagi teistmoodi, kui ma olen aru saanud? Jaa, et seal juba mõningad aastad tagasi, kus WHO hakkas vastu võtma erarahastajatelt väga suuri summasid ja samas loomulikult võtab endiselt ka kõik riigid maksavad siis WHO-le oma nii-öelda liikmemaksu aga nüüd need erarahastajad tegelikult kokku maksavad WHO-le kuskil, ütleme seal peaaegu et 3/4 kogu WHO rahastusest. Ja pange nüüd tähele seda, et need erarahastajad saavad ise dikteerida nendele summadele, mis tegelikult WHO nende summadega, missugustele projektidele WHO neid summasid kasutada saab. Just, aga räägime nüüd võib-olla natuke spetsiifilisemaks ja räägime praegult käimasolevatest protsessidest, mis siis nüüd selle mõne aasta jooksul on selgunud, et mis on toimunud võib-olla Helen või Pillet, mis vahepeal juhtus selle WHO-ga ja mis on nagu Eesti riigiga, kuidas see on seotud? No jah, et nii palju, kui mina olen nüüd sellest aru saanud, mis me oleme Pillega siin ikkagi paar aastat nüüd seda protsessi jälginud, et jah, et WHO üritab seda võimu haarata, üritab oma lepinguid ringi teha ja üritab riike survestada selleks. Ja mina saan öelda neid näiteid, mida ma olen reaalselt läbi elanud nii meie riigis, kui ma kuulsin ka Rootsi konverentsil, kuidas Rootsis rääkisid inimesed, et Rootsis pidavat nüüd olema selline seadusmuudatus sisse viidud, et me kõik küsisime, arvasime, et huvitav, miks Rootsi tegi pandeemia teistmoodi, ta oli ainuke riik praktiliselt, ütleme lääneriikides, kes käitus teistmoodi. Ja sellel konverentsil, kus me just käisime eelmine nädalavahetust, oli väga selge vastus sellele, sest Rootsis seadusandlus ei lubanud riiki lukku panna ja kõiki neid meetmeid kasutada, mida meil kasutati. Ja nüüd on see seadus ära muudetud WHO survel. Et nüüd, kui tuleb uus pandeemia, siis Rootsil enam ei ole seda võimalust, nii et Rootsi on täpselt samasugune riik, nagu olime meie. Meie lihtsalt tegime seda vabast tahtest ja nemad ütlesid, et nende poliitikud ei olnud nõus minema oma seaduse vastu. Et see on väga põhimõtteline küsimus järjekordselt, eks ju, et meie poliitikud ja üle maailma poliitikud olid nõus minema oma seaduse vastu, aga selle riigi poliitikud ei olnud. Aga nüüd tagaustes vaikselt tehakse, lihvitakse kõik asjad ära, nii et järgmine kord ei ole seal ka enam seda võimalust, mis näitab seda, kuidas WHO töötab, eks ju. Ja teised näited, mis on, siis on meie enda baasilt siit, et mida ma tahaks tuua, mida ka rahvas tõenäoliselt ei tea, on 2022 kevad, märtsis, kui taheti meie NETS-i nakkuse tõrje seadust muuta, oli samamoodi, sest tegelikult need samad muudatused, millest nüüd rääkima hakkame, taheti tegelikult sisse viia meie Eesti seadusesse. Need punktid on tegelikult kõik täpselt samad. Ja kuna me saime sellest teada ja me sellele reageerisime, me sellega pöördusime ka Riigikokku, et siis me saime selle peatada, selle seaduse vastuvõtmise. Ja kuna olid tulemas valimised, siis ei tahtnud keegi väga ebapopulaarset otsust vastu võtta, see oli selge. Aga nüüd on jälle aega sellega tegeleda, eks ju. Ja teine näide on meie enda otseelust on nüüd see laste vaktsineerimise koht täpselt, et see on üle maailma tegelikult olnud teema, kus on üritatud riike survestada täpselt samamoodi muutma seda laste kooli vaktsineerimisseadust, et vanem siis ei peaks teadma, et tema last koolis vaktsineeritakse
laps ei pea seda kodus ütlema, ta ei pea nõu küsima, mitte midagi, et vaikselt tehakse koolis ära ja kogu lugu. Et see on ülemaailmne trend nagu selles mõttes, et see on nagu hästi oluline, et kui me teame neid asju, siis me nagu saame sellest suurest pildist aru. Ja ma arvan, et mis on täna kurb asi, on see, et meie riigis mitte keegi sellest midagi ei räägi. Aga kas ma mäletan õigesti, et mõni aeg tagasi oli ka see, et kas see WHO nii-öelda raamlepe või mingi sama need muudatused, eks ole, olid ju meie Riigikogus või välisasjade komisjonis. Välisasjade komisjonis arutusel. Kui ma ei eksi, siis härra Siim Kallas oli vist selle esimees ja viidigi läbi, et antigi siis kuidagi Euroopa Nõukogule või Euroopa komisjonile jah, meie poolt nagu volitus ära, et meie riigina annamegi, volitame Euroopa komisjoni meie riigi eest seda asja nagu edasi ajama, eks ole, et eestlased andsidki selle nagu vabatahtlikult ära oma otsustamisõiguse Eesti välisasjade komisjon, tähendab meie parlamendi välisasjade komisjon. Eesotsas siis sellel ajal oli vist Siim Kallas, eks ole. Just. Nüüd alla, ja see oli kas eelmine aasta või? Millal see juhtus? See oli 22. märts. Jah, nii et see oli nagu üks samm ja nüüd siis WHO, see oli mingisugune, et Pille võib-olla see täpsustad, sest ma olen vaatan niimoodi hästi niimoodi vaatan kõrvalt asju, aga sina tead detailsemalt, et mis seal siis oli või kuidas see nagu kronoloogiliselt praegu läheb see asi? Et jah, et kui Eesti andis 2022. aasta märtsis siis õigused Euroopa Komisjonile meie eest WHO-ga läbi rääkida nende dokumentide muudatuste osas ja samas ka uue pandeemialepingu nii-öelda loomisel, eks ju. Et siis too midagi konkreetsemalt. Mul on alati tulnud kuidagi meelde need salalepped ja asjad ja mul eriti, ma olen ajalugu vähe õppinud, aga ma mäletan mingi Molotov-Ribbentropi pakt oli, lepiti midagi kokku, eks ole, et riigid lepivad kellegi üle, eks ole, suurem õigusel, väiksemad lihtsalt kustutatakse ära. Ja mulle tundub, et praegu nagu mingisugune sarnane trend, eks ole, et kõik väikesed rahvad üritatakse nagu ükshaaval ära kustutada ja kas ei olnud nii, et mulle tundub, et kuidagi väga salaja sõlmiti Eesti ja mingisuguste firmade vahel mingid vaktsiinilepingud, kuskil Eesti osales mingi täiesti varjatud kujul mingiste vaktsiinipasside rahastamisel, eks ole, me oleme saanud mingisuguseid ametikohti nendes ametkondades või siis nendes organisatsioonides. Et teatud poliitiline, parteiline huvi ja teatud isikud on ikkagi sõlminud mingisuguseid lepinguid, mida me küll teame, mis on Eestis ja meie organisatsioonil tegelikult olemas ja kätte saada. Eesti ja Pfizeri vaheline leping näiteks, mis on päris mahukas, on ju, me ei jõudnud seda ära tõlkida, aga see on meil olemas, mis ju oli tegelikult salastatud ja seda ei väljastatud isegi Riigikogu liikmetele. Et tegelikult päris hirmutavad asjad on juhtunud juba enne seda. See ole, et tahakski teada, missugused salalepingud tegelikult on sõlmitud. Ja mis mäng käib, on ju, et siin endiste nii-öelda ministrite ja peaministrite tasemel, on ju, ja mis mäng jätkub. Et asjad hakkavad tegelikult ju palju kaugemalt pihta. Et me oleme ennast päris kiiresti jõudnud ära müüa. Jah, aga see ongi see, et meie tegelikult ei tea, mis lepingud on. Et neid lepingud on tõenäoliselt tehtud, on varem tehtud, tehakse praegu ja tehakse ka tulevikus, nii et meid ei informeerita sellest. Ja see ongi selle asja nagu see probleemne koht, sellepärast, et tegelikult sellised otsused peavad olema rahvaga läbi arutatud ja tegelikult, mis ma tahaks öelda, et Eestil on täpselt samasugune üks hääl ikkagi endiselt veel alles hääletamas järgmine aasta maikuus selle leppe poolt ja mis oli ka seal Rootsi konverentsil just öeldigi, et tõenäoliselt on see nüüd, et WHO hakkab survestama just väikeriike ja seda tehaksegi väga salakavalalt, et need väikeste riikide hääled ka siiski hääletusel kätte saada. Ja see on see, mis meil täna tegelikult toimub. Diskussioon on meil null, infot ei ole, salaja tegutsetakse ja asjad muudkui sujuvad. Kes Eesti poolt hääletab? Võt ma ei tea, see on poliitika küsimus ja see on meie küsimus ka tegelikult poliitikutele ja see on see, millega meie järgmine nädal tegelikult plaanimegi Toompeale pöörduda. Et meil on punktid valmis tehtud, meil on toodud ära need valupunktid tegelikult pöördumises, mida me teame, mida plaanitakse muuta ja kuidas plaanitakse muuta, kõik on must-valgel, täiesti täht-tähelt, mõned on veel paksult alla tõmmatud, kus on need sõnad, kuidas see asja muudetakse ja meie küsimus ongi nendele poliitikutele, et kuidas nad hääletaksid, kui see tuleb ratifitseerimisele meie parlamenti
ja kas nad on sellest üldse teadlikud, et millised muudatused selles lepingus on. Sest me ei ole huvitatud sellest olukorrast, mis siin oli kolm nädalat tagasi, kui juhuslikult Reformierakond hääletas küll iseenda vastu nii-öelda, et eetiliselt käituda Toompeal, eks ju, me kõik teame seda nalja, et ei tuleks see sama asi, kui öeldakse jah, hääletage poolt, nagu meil kõik asjad tehakse, ja siis kõik hääletavad selle poolt ja nad ei tea, mille poolt nad hääletavad. Et minu ja Pille südametunnistus ei luba sellel asjal lihtsalt niimoodi juhtuda, sellepärast, et me teame, mis asjad on teoksil ja me teame, kuidas need asjad tehakse ja meie asi on tegelikult see viia Toompeale. Pille, võib-olla mõned täpsustused sinu poolt äkki. Et mis siis nagu nüüd on toimunud, ma saan aru, anti ära see mingisugune Euroopa Nõukogule. Nüüd on siis, toimus mingi WHO 20. septembril vist oli jälle mingisugune WHO suur ÜRO Peaassamblee oli see. ÜRO Peaassamblee, mis seal siis nagu tehti või otsustati või mille jaoks seda tehti? Et see oli siis ÜRO Peaassamblee, kuhu ka lisati päevakorda nii-öelda selle riikide vahelise pandeemialepingu siis ütleme sihuke toetus, eks ju. Et veel kord toetada seda, et riigid ikkagi kõik nii-öelda ühine või oleksid ühel meelel selle nii IHR-i muudatuste kui siis pandeemialepingu alal. Aga huvitav on see, et ÜRO siis sellele kokkusaamisele eelnes 11 riigi kiri, kes ütlesid, et tegelikult me tahame selle nii-öelda dokumendi paremat kaasamist, oma riigi paremat kaasamist selle dokumendi läbirääkimistesse ja ÜRO nii-öelda Peaassambleel lihtsalt seda eirati ja öeldi, et toks, et me oleme nii-öelda selle, kõik on ühel meelel nii-öelda selle pandeemialepingu toetajad. Ehk isegi põhimõtteliselt 11 riigi sisulist avaldust täiesti eirati ja selle kohta ei olnud öeldud ühtegi märkust. Aga see on just mõte seda, et tegelikult WHO-l ei lähe kõikide riikidega või siis mingisuguste organisatsioonidega, mis neid riike esindavad, eks ju, et ega siis Euroopa Komisjon ei ole ainuke riikide esindaja, eks ju, vaid on veel teisi selliseid suuremaid organisatsioone, mis siis esindavad mitut riiki korraga, et tegelikult WHO-l ei lähe väga libedalt ja nüüd tahetakse igal pool veel sellistel suurtel maailma kokkusaamistel ikkagi veel survestada ja näidata, et kuidas me kõik ühiselt tegelikult toetame seda niivõrd tähtsat pandeemialepingut või siis rahvusvaheliste eeskirjade muudatusi. Aga mis siis need kõige suuremad ohud on? Enne ma rääkisin, et mis on tegelikult nagu, et WHO tahab tegelikult pugeda inimestele otseses mõttes näha alla. Et kui me hakkame üksikisikust, siis tänu nendele WHO uutele dokumentidele võib siis inimesi ohustada sundvaktsineerimine, sundravimine, sundisoleerimine ja sundjälgimine. Nii, nendest saavad kõik inimesed aru, aga kuidas see toimub ja kõik see ülejäänud dokument tegelikult on siis täis neid uusi muudatusi, mis kõik lasevad sellel lõpuks juhtuda. See tähendab, et riikidelt võetakse õigused sekkuda, eks ju, kui mingisugune pandeemia välja kuulutatakse, see tähendab, et riigid lihtsalt peavad alluma täpselt nendele WHO poolt antud korraldustele, mis iganes, isegi kui see riik tegelikult seda õigeks ei pea. Kuidas ta sundida saab? Ja, aga see ongi nüüd need mõlemad dokumendid, IHR-id muudatused kui ka pandeemialeping on kõike neid uusi regulatsioone täis. Nagu ma ütlesin, et kui riigilt võetakse õigus ära ise midagigi otsustada ja samas peame me oma põhiseaduse ka nii-öelda alles teisejärguliseks
jätma või tegelikult sellised seadused vastu võtma, et juhul, kui siis WHO poolt kuulutatakse välja nii-öelda rahvusvaheline hädaolukord, eks ju, et sel juhul meie põhiseadustest tulevad õigused, kohustused tegelikult ei kehti. Ja seda siis võib teha üks mees, ehk WHO peadirektor, ainuisikuliselt? Ainuisikuliselt, et kujutage ette, siiamaani ei ole maailmas ühtegi teist sellist seadust, kus antakse, kes iganes see on, kas on praegune, eks ju, WHO peadirektor või asetatakse ta kellegi teisega, eks ju, et kellegile antakse niivõrd totaalne võim. Ja samas ei ole WHO üle ühtegi kontrollimehhanismi. Ja kõik need inimesed, kes seal tegelikult töötavad, et nendel on saadiku puutumatus. Ehk siis neil ei laiene mitte midagi? Mitte midagi. Nad võivad teha mida mitte midagi, just. Ja ma imestan seda, et kuidas riigid või ütleme siis riikide valitsused, praegused valitsused on niivõrd nagu kaasa haaratud või siis üldse ei pane tähele, mis tegelikult võib-olla nende esindajad seal WHO läbirääkimistel, nende dokumentide läbirääkimistel teevad. Et kas nad lihtsalt eiravad või arvavad, et sellest tuleb lihtsalt mingisugune peaaegu, et siuke mõttetu või siuke dokument, eks ju, mis neid eriti ei puuduta, et mis on peaaegult samamoodi vabatahtlik, mis siiamaani on olnud, aga tegelikult esimene asi, et nüüd, et need, ütleme, et kui siiamaani olnud WHO soovitused kõik sellised liikmesriigile vabatahtlikud, eks ju, need on olnud soovitused, siis nüüd nendes dokumentides muudetakse, need uued muudatused ongi, kus need soovitused muudetakse kohustuslikeks. Ehk siis maksumaksja maksab kinni selle, et teda isoleeritakse, süstitakse. Vangistatakse. Vangistatakse. Oma raha maksab selle eest peale. Ja. WHO saab sind sundida seda tegema. Mis siis on, kui ei tee? Kes ei tee? See on väga väike tõenäosus, eks ole, aga et riik ütleb, aga meie allu. Ja siin ongi tegelikult praegult on siis ülemaailma liikumine, kaasa arvatud see World Council of Health, eks ju, mis nii-öelda seda ideed igale poole laiendab, et võimalikult palju elanikud saaksid teada, mis toimub ja mis nende eest tahetakse ära otsustada, et me õigel ajal vastu seisaksime. Kui me teeme nägu, nagu mitte midagi ei juhtuks ja laseme nii-öelda oma riikidel need lepingud ratifitseerida, siis inimestel on üks päev lihtsalt nii-öelda totaalne šokk, kui nad saavad aru, et nad tegelikult ei olegi enam selle riigi kaitse all. Nad ei ole enam selle riigi kaitse all ja siis rahvusvahelised jõud võivad teha kuni siis tõepoolest sinnamaani, kus inimesi võidakse kodust välja viia, eraldada, kõik me oleme näinud neid videosid, mis tegelikult Hiinas toimus, eks ju, kus väikseid lapsi või emasid, isasid eraldati, pandi eraldi erinevatesse isolatsioonilaagritesse, et see oli proov. Aga nüüd minnes selle asja juurde, et mis siis nagu meil need kuupäevad on, et mida inimesed peaks teadma ja millal nad peaks olema valmis nagu päriselt oma vabaduste õiguste eest välja tulema? Neid kuupäevi on ka mitu, eks ju, sa Helen eelmises osas rääkisid, et praegult on kõigepealt on siis 1. detsember, kus riigid peaksid andma juba 1. detsembriks peaksid andma tegelikult tagasiside WHO-le, et nad ei kirjuta alla siis nendele 22. aastal maikuus vastu võetud muudatustele. Et sellest on nüüd läinud palju 18 kuud. Kas see on parlament, kes seda siis nii-öelda peaks otsustama või
on see valitsuse tasemel või sotsiaalministri tasemel? No mina kujutan ette, et see peaks olema ikkagi parlamendi tasemel, see on niivõrd tähtis, et parlament ju annab tegelikult suunised valitsusele, ega siis valitsus... Peaks olema mingi rahvaküsitlus selles asjad, et ammu kuna rahvalt ju küsitud kui ainult, et kas me läheme Euroopa Liitu või? Aga sellist asja nüüd praegu ikkagi nii fundamentaalne asi, et põhimõtteliselt oma põhiseadusest loobumine, põhiseadusest loobumine põhimõtteliselt. Selle otsuse me oleme andnud nüüd lihtsalt nii-öelda näiliste valimiste varjus ära aga meil on ainult aega novembrikuuni sisuliselt viia läbi rahvaküsitlus. Nii nagu mina olen sellest aru saanud ja mis on väliskonverentsidel räägitud, on see, et tegelikult seal piisab ühest riigi esindajast, kes saadab WHO-sse kirja ja ütleb, et meie ei nõustu sellega, mida te olete meile praegu ette pakkunud. Ja sellest peaks seekord 1. detsembriks piisama. Küsimus, kes seda teeb Eesti riigi eest, kellele on antud see ülesanne, seda meie ei tea hetkel. Ja kes Eesti riigis üldse tahab? Praegult meie ütleme mõtleme Riigikogu ja mõtle valitsust, eks ju. Kas nad üldse tahavad? 1. detsember on väga oluline kuupäev, et enne seda peab olema selgus, et kas me riigina üldse tahame, mis edasi saab? Tehakse edasi, neid muudatusi tehakse täpsemateks, ma ei tea, kui palju neid veel tehakse selles suhtes võib-olla meile raskemateks, aga alles hiljuti tuli välja nüüd siin mõned päevad tagasi, kui oli siis nende rahvusvaheliste tervise eeskirjade muudatuste töögrupp sai kokku ja nad peaksid tegelikult saama need lõplikud muudatused valmis jaanuari alguseks 2024 ja sel juhul peaksid nad olema avalikustatud kõikidele inimestele, kõikidele riikidele ja nende üle peaks toimuma nagu tegelikult korralik diskussioon, aga millega tuli see töörühm välja, oli siis see, et kuigi siis Maailma Terviseassamblee alates jaanuarikuust, eks ju 4 kuud, et nad peaksid siis vähemalt jaanuari lõpus nad avalikustama, siis töörühm ütles, et me paraku ei jõua neid selleks ajaks nii täpselt valmis, et me saaksime neid avaldada, et kas neil oleks õigus, kas sellel töögrupil oleks õigus, kes siis peab erinevate riikide või riikide üleste organisatsioonidega läbirääkimisi, et kas neil oleks õigus tegelikult mitte neid veel jaanuarikuus avalikustada, et kas nad võiksid selle dokumendiga veel tööd teha ja sel juhul ei riigid ega rahvas ei saa tegelikult ennem teada, mis punkte sinna on veel juurde pandud, mis võib-olla neid eeskirju ja seda pandeemialepingut võib-olla veel nii-öelda inimeste jaoks veel hullemaks teevad, eks ju, olles juba praegult, ütleme siis väga totalitaarne. Tõenäoliselt ei tee, eks ole, aga mais toimub ikkagi see. Ja mais toimub ikkagi hääletus, just. See vahe ei läheks, et öeldakse, okei, et jaanuarist jõua, millal jõuate? Okei, näiteks märtsis. Hästi, te jõuate märtsis, me teeme septembris. Aga tehakse ikkagi mais. Mais hääletatakse ja see on siis Maailma Terviseassamblee kodukorra enda punkt, et tegelikult kõik dokumendid peavad olema siis, mida siis assambleel hääletama hakatakse, peaksid olema 4 kuud varem avalikult üles pandud ja nüüd nad hakkavad rikkuma ise nii-öelda enda kodukorda. Ehk siis see 4 kuud ei kehti enam, jah? Ja nad püüavad sellest nii-öelda ümber hiilida. Nüüd me veel... Eesti rahval on, Eesti rahva esindajatel on siis see õigus ja kohustus seista oma põhiseaduslike õiguste eest, oma inimõiguste eest, kaitsta neid. Eesti Vabariigi kodanikul on nagu päris palju seaduslikke õiguseid veel olemas ja üks kohustus on see, et me oleme, või õigus on see, et me oleme valinud, nimetame, eks ole, seda, et me oleme justkui valinud
endale esindajad, siis tegelikult tuleb praegu neid esindajaid survestada, neid tuleb informeerida kõikidest nendest asjaoludest, mida sa siin välja tõid ja tõesti paluda siis nendel poliitilistel jõududel, kes tunnevad täna, et nad on kas ninapidi veetud või neid ei ole kuulatud või ignoreeritud neid. Et teil on õigus Eesti rahva poole pöörduda abiks ja paluda Eesti rahvast appi. Ja see on tegelikult teie kohustus, paluda Eesti rahvast appi ja ruttu viia läbi laiapõhjaline rahva arutelu nendel teemadel. Et palun Eesti meediakontsernide omanikud, juhatuste nõukogu liikmed, erinevate poliitühenduste, parteide, vabaühenduste inimesi, olge nüüd julged ja aktiivsed, sest varsti seda võimalust enam ei ole. Ja 24. veebruar 2024 võib-olla juba ei olegi enam nii-öelda veel küll mitte seaduslikult või mitte küll vastu võetud, aga võib-olla ongi viimane Eesti Vabariigi nii-öelda iseseisvuse aastapäev, sest siis enam ei ole iseseisev riik pärast seda, vaid me oleme andnud kõik oma õigused, kusjuures isegi kohustudes alluma ühe mehe roadshow'le, kes kuulutab välja lihtsalt rahvusvahelise tähtsusega pandeemia ja ongi kõik. Isegi siis, kui tal on ainult kahtlus selleks. Ja keegi seda organisatsiooni nii-öelda ei kontrolli või ei juhi, eks ole, vaid et jah, inimesed, mõtlemisainet on, et me võime siin mediteerida ja rääkida valgustatusest ja armastusest, aga vahest on vaja ka tegutsemist. Ja päris tõsiselt on vaja tegutsemist ja nagu te näete, siis meie siin ei istu niisama ja kogu aeg mõtleme ja vaatame ja loeme ja tegutseme, nii et ma palun ka teid, päriselt poliitikud, kui te tunnete ennast puudutatuna, kui te tunnete ennast nagu Jaapani valitsus, kes on võtnud sarnase organisatsiooni, mis on Jaapanis oma valitsuse nõunikuks, siis me oleme ka valmis olema oma valitsusele, Eesti Vabariigi valitsusele nõunikuks ja me saame anda teile väga põhjalikku sisulist rahvusvahelist tõest teaduslikku informatsiooni, mis tegelikkuses toimub, kui te ise ei ole jõudnud sellest süveneda. Nii et palun, meie ootame teiepoolset kontakti ja kutsume teid üles demokraatlikule riigi juhtimisele. Sest mina ei saa oma lastele näkku vaadata, kui ma praegu sõna ei võta või tegutsema ei asu. Ja lisame kindlasti selle dokumendi, kus me oleme kenasti ingliskeelsetest väga-väga rasketest dokumentidest kõige tähtsamad punktid välja toonud. Lisame ka originaaldokumentide viited, nii et igal ühel, kellel on huvi, saab siis täpsemalt juba uurida, et kõik see, et me rääkisime ainult ühe väikse osa probleemidest, tegelikult see probleemistik on palju suurem. See on siis see, et me hakkame kõik, mis sinna veel lisandub, eks ju, kõik nende vaktsiinide tootmine ja patogeenide saatmine ühest laborist teise ja kõigi nende ohtlike materjalide suhtes just ja jagamine, nii et seal on väga palju rohkem ikkagi kõiki neid hästi kriitilisi punkte, et siin me püüdsime lihtsalt rääkida nendest kõige, ütleme, mis inimesi võib-olla, millest on kõige lihtsam aru saada, aga lisame selle dokumendi siis, mis me oleme nagu kokku pannud Riigikogu jaoks. Ja mina tõesti armastades seda riiki ja rahvast kutsun üles kõiki jõustruktuuride inimesi olema praegult ikkagi väga tähelepanelikud oma ülevalt tulevate korralduste suhtes, et kui asjad võivad minna, võtta mingisuguse pöörde, ma ei kutsu ülestõusule ega midagi, ma kutsun teid põhiseaduse kaitsele, inimõiguste kaitsele ja tõesti demokraatlikule sellisele protsessile, siis palun jõustruktuuride inimesed, isad, pojad, emad, tütred, mõelge enne, kui te allute kellegi käsule, mõelge, kas see on tegelikult ikkagi päris aus ja siiras ja õiglane käsk.
või on teisi lahendusi. Meil ei ole vaja mitte mingisugust jama siin riigis, päriselt. Ja ma ütleks veel nii palju, et 1. detsember on selles mõttes hästi oluline, et kui me nüüd ei saada oma kirja sinna WHO-sse Eesti riigi poolt, siis vaikimine on nõusolek. Ja sellega me peame arvestama. Siis me oleme juba ühe mängu kaotanud. Nii et selles mõttes tasub seda väga tõsiselt võtta. Ja mis on veel tegelikult VCH poolne soovitus on see, et tõesti, et riikides kodanikud peaksid olema aktiivsed. Kodanikud peaksid ise pöörduma selle küsimusega, WHO küsimusega, mida meie Riigikogu liige, kes meid täna esindab, üldse teab selle lepingu kohta, kas ta on teadlik selle sisus, kas ta on teadlik sellest tähtaegadest, kas ta üldse teab sellest midagi. Et mina ütleks veel siin nii palju ka, et kui valimised olid, et siis me meedikute ja teadlastega saatsime neile küsimustiku kõigile valimiskandidaatidele, kes meil kandideerisid Riigikokku ja me selgitasime samamoodi küsimustega, andsime valikvastustega neile, et kui neil oleks valida see küsimus, et kas lats seletatuna, et kas nad vastaks jah või ei. See olid väga vähesed, kes reaalselt olid selle lahti teinud ja läbi lugenud ja nad ütlesid, no way, et ma hääletan selle poolt. Kui inimene teab seda informatsiooni, ta on süüvinud sellesse ja siis ta saab teha teadliku otsuse. Aga kui me ei tea seda informatsiooni, siis on väga lihtne kätt tõsta, kui kästaks, eks ju. Ja enamus ütles, et nad muidugi ei hääletaks, muidugi oli ka neid, kes ütles jah, nad hääletaks. Aga lihtsalt, mis on selle asja sisu, on see, et teadlikkus on võti ja kui teha teadlikud otsust, siis täna on meil võimalus teadlikult öelda ei. Täna me saame veel ühiselt lauldes nii-öelda oma vabaduse eest seista, aga varsti me ei saa võib-olla ka koguneda sellistes kohtades, kus ühiselt saab laulda. Jah, need asjad on tegelikult väga tõsine, palju tõsisem, kui me oskame arvata. Ja see, et meil sellest ei räägita, ei tähenda, et probleemi pole olemas. Nii et me ei hirmuta teid, vaid me palume teid koostööle, palume kõikide koostööle, kõiki ametkondi, kõiki inimesi, kõiki vähegi Eestimaast hoolivaid ja inimestest hoolivaid inimesi, palun tulge ja teeme koostööd. Aitäh teile.